concept model of our satellite. Ja oodata, et nii keeruline asi esimesel katsel kohe õnnestub. Võib oodata küll, jah. Aga et siin on siis see koht, kus kohast hakkame satelliidiga see raadio paikneb erinevad muud seadmed ja kontrollarvuti. aastal oli selline grupp aktiviste, kes oli aru saanud, et Eestil oleks väga kasulik liituda Euroopa Kosmoseagentuuriga ja mina, olles just värskelt tulnud Tartu Ülikooli, siis mõtlesin, et see on nüüd suurepärane võimalus, kus me saame hakata kosmoseasja tegema, sest kui Eesti hakkab liituma Euroopa Kosmoseagentuuriga, siis kindlasti on ju vaja tublisid spetsialiste ja kus neid tuleb, kui ülikoolis kosmosevaldkonda ei õpetata ja siis koos kolleegidega panimegi püsti kosmose ja kaitsetehnoloogia mooduli siis loodustehnoloogia teaduskonnas. Ja läks ainult natukene aega, mõned kuud, kui Silverlat tuli minu juurde Tähe 4 kabinetis 111 ja ütles, et tead, me peame ikka tegema mingi praktilise asja, me peame ikka ühe kuupsatelliidi ehitama, sest muidu jääb see moodul lahjaks. Ja seal oli otsustatud, et tuleb kuupsatelliit. Sealt edasi hakkasime mõtet edasi arendama, kuulutasime välja mai lõpus 2008 ja kuulutasime välja niimoodi, et me jätsime täiesti lahtiseks, mida see satelliit seal kosmoses teeb, mis võis välja näha natukene amatöörlik, aga selle taga oli väga sügav teaduslik metodoloogiline põhjendus. Me tahtsime, et osalevad tudengid ise saaks selle otsuse teha, mida see satelliit tegema hakkab. Meie jaoks oli tähtis, et tudengid ise ehitaksid Eesti esimese kosmoselaeva. No S-Cube'i jaoks tudengite leidmine läks väga lihtsalt. Mõte oli värske, mõte oli särav, väga tugev tiim tuli kohe kokku ja hakkas järjest laienema. Ja kui tiim laienes, siis loomulikult ka paljud tulid, vaatasid, lahkusid, aga see põhigrupp jäi paigale. S-Cube'ile jõudsin niimoodi, et koos Mart Noormaga alustasime seda projekti. Otsisime võimalusi midagi tudengitega ära teha kosmose valdkonnas ja leidsime erinevaid satelliidiprojekte, erinevaid alamsüsteemide projekte ja jõudsime järeldusele, et kõige suurema kasu saaksid tudengid ja Eesti sellest, kui me teeksime terve satelliidi ise. Meil oli tööde jaotuse kohta oma ütlus S-Cube'i algusaeg, et projekti juhid teevad ülejäänud töö. The management does the rest of the work. Ehk siis meil oli olemas entusiastlikud tudengid, programmeerijad, insenerid ja nõustajad, aga vastavalt sellele, mis töid vaja teha oli, võttis siis projekti juhtkond need oma enda kanda. Ja S-Cube'ist ma kuulsin juba, kui see käima läks nii algusaegadel, kuna ma tollel õppisin füüsikat Tartu Ülikoolis ja siis ma käisin kosmosetehnoloogia kursustel, mida siis Mart Noorma korraldas ja seal juba see idea kas käima minema ja siis ma kõrval seda kuulsin, aga tegelikult ise ma liitusin selle, et mind kutsuti tegelikult, et mind kutsuti ühte asja arendama sinna peale ja siis selle kaudu ma liitusingi siis, et ma liitusin veel ikka varem kui osad inimesed. Ma arvan, et 2010 vist ametlikult liitusin, kui õigesti mäletan. Aga jah, see oli selline, et ma tegelikult nii-öelda mind kutsuti, mitte ma nagu ise ei otsin seda. Mina saatsin S-Cube'i niimoodi, et ma alguses, mul juba 16 eluaastast alates minust kosmos oli mega lahe teema, millega ma tahaks tegeleda. Alustasin MIT-sse Caltechi minna, mille pärast me ei jõudnud ühisele kokkuleppele, et me ei sobinud kokku. Ja siis ma sain kuskilt teada, et S-Cube'i projekt on Eestis ehitatakse Eesti esimest satelliiti ja siis ma läksingi Tartu Ülikooli füüsikat õppima. Ja siis tegelikult oma esimesel ülikooli päeval, kui oli avaktus, ma võtsin Mardil Nööbist kinni, ütlesin, ma tahan S-Cube'i ehitama tulla. Siis ta ütles, et tule teisipäeva koosolekule. Alguses ma tegelesin kosmosekeskkonna uurimisega. Et see oli see, et kui mul oli õppisin füüsikat, see oli mõistlik alustada sükestest analüütilist asjadest, aga ma suht kiiresti sain teada, et mul pigem meeldib rohkem see engineering pool. Ja siis ma läksingi
asendimääramatuse kontrollisüsteemi, kus ma tegelesin alguses riistvaraga järjest rohkem tegelesin nagu manustarkvaraga või kasutustakse. Tarkvaraga seadme peale arendamisega. See tarkvara, mis töötab näiteks mobiilis, see tarkvara, mis töötab, mitte need äpid, vaid see, mis osa su mobiili tööle paneb, et selle osaga. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allumage, décollage. Teinerid kõiges kohas jah. On. Nii, nüüd hakkas saatma. On, hästi peks. Jaa, ma uudistes lugesin ükskord S-Cube'ist, et tegutseb selline tiim ja ma arvasin, et see on mingisugune eliit, kes kuskil kaugel on, võib-olla ülbed inimesed, kellega elu sees ei puutu kokku. Aga jah, tuli välja, et see nii ei ole absoluutselt. Mind paluti appi ja ma lihtsalt ei suutnud ei öelda. See on väga lühike lugu. Ja ma tulin 2014. aasta alguses ühele S-Cube'i ajurünnakule ja ütlesin põhimõtteliselt lihtsalt tere, mina olen teie uus projektijuht ilma igasuguse varasema kogemuseta. Ja kõigepealt ma hakkasin defineerima S-Cube 2 ja S-Cube 3 missiooni ja järk-järgult võtsin üle põhimõtteliselt kõik mittetehnilised ülesanded, mis üldse olid ja lõpuks võib-olla viimase asjana aitasin sihtasutuse luua ja seda töös hoida ja sellel ajal olid õnneks tekkinud juba päris suured tugimeeskonnad ja ma sain juba vaikselt eemale minna ja teisi lihtsalt nõustada. Kui S-Cube'i puhul on minu jaoks olnud kogu aeg kõige tähtsam see, et selles osalejatele oleks sellest protsessist osalemisel maksimaalne kasu. Nii nagu Eesti rahval oleks maksimaalne kasu sellest kosmose suunast, siis minul isiklikult on S-Cube'ist olnud ka hästi palju kasu, sest see oli selline minu esimene iseseisev selline suur juhtimisülesanne peale doktorikraadi saamist. Ja kui ma nüüd vaatan, et mis suundades ma midagi olen saavutanud selle kogemuse baasil, siis õppetöös see kogemus, kuidas 150 tudengiga koos teha tõeliselt põnevat rahvusvahelist teadusprojekti ja õppida seal juures uusi asju metodoloogiliselt täiesti revolutsioonilisel viisil, minu viis õppesuunas siis Tartu Ülikooli õppeprorektoriks. Kui teaduse poolest vaadata, kuidas me tegime, mida me tegime, kuhu me jõudsime nagu teadusliku uudsuse mõttes, see viis mind Tartu Ülikooli kosmose- ja kaitsetehnoloogia professoriks. Kui vaadata ettevõtlikkust ja innovatsiooni, kuidas koostöös, kuidas sellist ettevõtlikku maailmapilti rakendada teaduslikult keerukate probleemide lahendamisel nii, et sellest oleks inimkonnale kasu, viis mu aktsiaselts Milremi teadusarendusdirektoriks. Ja lõpuks kogu see rahvusvaheline kogemus, kuidas me tõime sellise särava idee ümber laia rahvusvahelise seltskonna teadlasi, tudengeid ja muidu fänne ja toetajaid.
viis mu siis nüüdseks NATO küberkaitsekoostöö tippkeskuse direktoriks, nii et ma ütleks, et igas suunas on olnud see suurepärane karjäär. S-Cube'i projekti lõpust edasi minnes liikusin mina Eesti Teadusagentuuri administreerima ja juhtima Eesti välisteaduskoostööd. Ja sealt edasi Milrem Roboticsisse maastikul sõitvaid roboteid arendama. Et jah, et üsnagi varsti pärast S-Cube ühe siis missiooni lõppemist, et mis tähtaega millal, aga see põhimõtteliselt kui oli missiooni lõppemine, siis varsti pärast seda ma siis läksin järeldoktorantuuri Ameerikasse ja siis sealt siis tulin tagasi siis 2019 ja tagasi Eestisse ja nüüd siis juhin siin kosmotehnoloogia osakonda Tartu Observatooriumis. Siis ma kohe pärast seda lõpetasin ülikooli ära, sain oma füüsika bakalaureuse kätte, aga pärast seda siis ma otsustasingi suhteliselt kiiresti Pätris Jaanusega, et kuna meil ei tundnud seda lõputut soovi olla ülikoolis, siis ma tekkiski, et oleme eraettevõtluse. Siis me tegelikult saimegi, panime püsti Eesti esimese öeldakse kosmose riistvara startupi. See oli siis 2013. Praegust ikka veel juhin seda kosmose startupi, kus me teeme kaameraid. Näiteks paar aastat tagasi oli projekt Maxari, kus kuule. Selle aastase jooksul sees oleme juba mitu põnevat projekti saanud, kus me läheme nii-öelda kuu orbiidile ja läheme ka tegelema järjest ka kuu robootikaga. Et me nagu järjest kasvame nii-öelda Kristispetsi, kus me praeguseks põhifookuseks on nii-öelda kaamerad robootikale ja kaamerad ka nii-öelda satelliitidele ja kõigi kosmosega seotud aparaatidele. Praegu ma töötan tegelikult ühes S-Cube'ist võrsunud iduettevõttes, mille nimi on Kapaceta, tegeleme kaugseirega ja see on minu meelest eriti sürreaalne, et S-Cube'i projektist on välja kasvanud selline Euroopas väga kõrgelt hinnatud ettevõte, kes suudab Eestis pakkuda väga häid võimalusi eneseteostuseks. Tegelikult kogu karjäär, ma ütleks, põhinebki S-Cube'il ja kõigepealt ma olin Tartu Observatooriumis, sellest vabatahtlikust tööst sai tasustatud töö, siis ma läksin Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse kosmosepoliitika nõunikuks ja mul õnnestus näha hästi lähedalt, kuidas toimib Euroopa Liidu kosmosepoliitika ja nende kosmoseprogrammid ning pärast seda veel olin EAS-i Eesti kosmosebüroos ja seal ma töötasin hästi lähedalt Euroopa Kosmoseagentuuriga ka veel. Nii et jah, tunnen süsteemi natukene ja väga põnev on olnud siiani. Kogu see protsess on olnud tohutult palju sellist positiivset energiat andev, nii nagu ta on ka olnud väga stressirohke. Aga mul on alati meeles meie suvelaager, S-Cube'i suve töötuba 2012 suvel, kui ma sain kõne Euroopa Kosmoseagentuurist ja mulle öeldi, et ESA on otsustanud S-Cube'i võtta veega pardale ja see peab nüüd jõuludeks valmis olema. Ja meie algne plaan oli, et meil on umbes aasta rohkem aega ja siis ma kutsusin kogu meie kõik meeskonnad kokku ja ütlesin neile, et nüüd on meil umbes 2 tundi aega. Järgmine etapp on see, et kõik alamsüsteemi meeskonnad arutavad, kas see tähtaeg on täidetav. Läksime kõik laiali ja siis tulime tagasi ja kõik meeskonnad ütlesid, mida nende analüüs näitab ja kõik ütlesid jah, tehtav. Ja siis mina tundsin, et mina nagu akadeemilise juhendaja positsioonist pean ka midagi ütlema ja ma ütlesin, et ma luban teile, et kui te selle ära teete, siis te saate kõik kuulsaks ja rikkaks. Ja rikkaks saate te niikuinii, sest teil tulevad selle kogemuse baasil nii head töökohad, et te jõuate elus väga kaugele. Aga kuulsus võib olla nüüd kahtepidine. Kui õnnestub, siis see on positiivne, kui ei õnnestu, siis see on negatiivne. Paistab, et läks siiski päris hästi. Kogu S-Cube'i arendusprotsess ja ehitamine on sügavalt meelde jäänud, aga loomulikult on kõige teravamalt ja kõige ehedamalt meeles S-Cube'i start, mida mul avanes võimalus siis nii jälgida kui ka esindada Prantsuse Guyanas Euroopa Kosmoseagentuuri Euroopa kosmoseväravas. No võib-olla jah, millest saab rääkida, näiteks see
satelliidi kokkupaneku viimasel hetkel, kui me seda pidime kokku panema, aga viimasel hetkel just enne saatmist Hollandis ja tegime viimast ülevaadet kokkupanekut, siis oligi see dokumentaalfilmis olemas, kui me siis Eerik Ilvisega öö läbi töötasime põhimõtteliselt, hakkasime päeval pihta ja siis järgmisel hommikul lõpetasime ja siis panime kokku ja siis läksime teele satelliitsel kujul. Et jah, see oli selline väga suur ja see muidu jah, igasugust jah, muud pulli sai ka, aga ma arvan just see viimase kokkupanek oli väga selline hetk ja muidugi jah, me käisime pärast seda Prantsuse Guajanas ka seda üle vaatamas seal kosmosekeskuses. See oli huvitav näha seda kõike oma silmaga seal, et me käisime kõik selles raketi kokkupaneku ruumis igas mujal käisime vaatamas ja nii ka tegutsime seal ise ja panime seal lõpuks selle stardi valmis ja panime kokku, nii et siis see, mis me jätsime põhimõtteliselt, siis pani siis pultidega lõpuks satelliidi külge või see pandi raketi külge ja siis satelliit lendas siit välja. Minu arust kõige rohkem meeldib, kus äkki, see oli kuskil S-Cube'i ühe ka lõpusaatud seal, siis kui observatooriumi uus hoone avati, siis mingi hetk tuli meile siuke väga lahe seltskond kokku ja üks inimene neist oskas väga-väga hästi pinksi mängida. Mis meil juhtus, oli see, et see hakkas siis kõigile õpetama. Algusest sai, mis ainult lõunaaegadel pinksi mängimist sai see, et me väga tihti teksid väga intensiivsed pinksiturniirid ja mida kuu edasi seda nii-öelda võistluslikumaks läks. Lõpetuseks, kui nii-öelda mingi hetk ei saanud enam ilma vahetussärgid tulla pinksi mängima, kuna see muutus väga sportlikuks tegevuseks. Aga see on siuke lahe rahvusvaheline seltskond. Mul on kõige paremini meelde jäänud 2015. aastal selline kampaania nagu Saada oma sõbrapäeva soov kosmosesse. Me mõtlesime selle välja koos S-Cube ühe operaatori Eerik Kulu ja Mart Noormaga ja väga vähe aega oli jäänud sõbrapäevani. Ma kritseldasin valmis mingisuguse visuaali. Eerik Kulu aitas soovide saatmise süsteemi püsti panna ja Mart Noorma korraldas ülikiirelt meile meediakajastuse. Ma ei tea, tõesti paar päeva läks aega, kampaania oli üleval. Me kogusime nädalaga üle 2000 sõbrapäeva soovi ja siis muidugi keegi pidi vahepeal kontrollima, kas süsteem ikka töötab, kas ega keegi ei kuritarvita seda ja ma käisin vahepeal piilumas neid soove ja minu jaoks see ongi kõige meeldejäävam näha, milliseid häid asju inimesed üksteisele kirjutasid ja see on, ma arvan, kõige liigutavam asi, mida ma olen üldse näinud. Eestis on lõpuks mõned grupid, kes on väga respekteeritud ja nende gruppide hulgas, need grupid on näiteks endised Skype'lased, näiteks tudengivormeli inimesed ja S-Cuberid. S-Cuberid on üks sellest käputäiest kambast, keda nagu kategooriana tuntakse ja mis ongi nagu kvaliteedimärk, sest nad on teinud midagi suurt.